Tere siin selgitas, miks me neid andmeid kogume, siis miks me neid kogume ja kuidas me neid kogume, et sellel on väga suur seos omavahel. Nagu Tere pildi pealt juba nähtud oli, eelkõneleja rääkides, et meie andmeid on hästi palju, mida me kogume peame. Ja selleks, et neid üldse koguda saaks, peame korraks peatuma ka, kas meil on õigus selleks neid andmeid koguda. Et regionaalhaiglale ja teistele tervishoiuteenuse osutajatele on kohustus andmeid koguda võlaõigusseaduse raames ja lisaks on ka õigus neid andmeid koguda tervishoiuteenuse korraldamise seaduse põhjal. Et Sotsiaalministeeriumi määruse järgi me reguleerime nende andmete kogumist ja siis teise 53. määruse järgi me reguleerime seda, et mis andmeid me saadame digilukku ehk siis tehikusse tervise Regionaalhaiglas on enam kui 30 andmebaasi, kuhu me oma andmeid kogume ja neid andmeid on tõesti väga palju. Et terviseandmeid kogume raviteenuse osutamise protsessi jooksul, kui patsiendi raviteekonna igal sammul patsient tekitab haiglas mingisuguseid andmeid ja need andmed tuleb siis väga hoolikalt ja turvaliselt kokku koguda. Ja sellega seoses siis ka moodustada nende andmete ümber mingisugune loogiline seos, et nendest andmetest oleks ka reaalselt arsti ja õdede töö juures abiks andmete analüüsi pealt. Andmed tekivad väga erinevatest allikatest, et kui siin kontekstis rääkides me räägime tihti ainult digitaalsetest andmetest, siis tegelikult on ka väga palju andmeid, mis tekivad paberil seni ja ka tegelikult igasugune suusõnaline suhtlus on teatud mõttes andmed. Et laias laastus ongi need andmete tekke põhjused, siis kas tekke põhjused ja maht siis oleneb sagedasti patsiendi ravi keerukusest. Andmete maht on pidevas kasvus ja pole seni näha, et andmeid kuidagi vähemaks jääks, et kindlasti tuleb neid andmeid pidevalt juurde ja see kasv järjest suureneb. Et näitena võib tuua, et kui täna regionaalhaiglas intensiivravis ühe patsiendi kohta luuakse 41 kuni 41 paberil olevat dokumenti ühe patsiendi kohta ja see omakorda tekitab umbes 8 meetrit dokumentide virna siis arhiivi, et selle paberdokumentide käitlemine ja see töömaht, mida arstid ja õed peavad nende dokumentide täites kasutama, on väga suur. Et siin on võimalik, et regionaalhaiglas on lähiajal valmimas e-intensiivi projekt, mis digitaliseerib kõik need andmed ja automatiseerib ka nende andmete kogumised siis e-intensiivi projekti näol. Ja tänu sellele, et me digitaliseerime need andmed ära, need andmed muutuvad struktureerituks ja arusaadavaks ka masinatele. See omakorda vähendab arstide ja õdede töökoormust, et nad ei pea kõiki neid andmeid ükshaaval jälgimismonitoridest maha kirjutama paberi peale, vaid see kõik toimub automaatselt süsteemis. Need andmed salvestatakse siis struktureeritud kujul teatud andmebaasi, mille peale siis on võimalik ehitada analüütikaid
mis omakorda siis annab arstidele suuremad otsustusvõimed ravikvaliteedi tõstmiseks ja võib-olla, et tulevikus ka mingisugused masinõppe võimalused või tehisintellekti võimalused, mis suudaksid arstile siis raviotsustes tuge pakkuda. Andmete juures on kindlasti hästi oluline, kuidas me neid andmeid siis kaitseme, sest andmeid tuleb pidevalt juurde, neid tekib erinevatesse kohtadesse. Väga raske on, üha raskem on jälgida, kuhu nad tekivad ja miks nad tekivad ja mis täpsemalt tekib. Et selleks on meil regionaalhaiglas ellu kutsutud info- ja andmeturbe töörühm, mis koosneb erinevate valdkondade spetsialistidest, andmekaitsespetsialistist, riskijuhist, kriisihalduse talituse juhatajast, kes siis organiseerivad ülehaiglalist sellist info- ja andmeturvet, korraldavad erinevaid auditeid ja turvatestimisi ja siis pakuvad haigla juhtkonnale sellist info- ja andmeturbe alast tuge otsuste juures, et kuidas haigla peaks selle teemaga edasi liikuma. Et regulaarselt regionaalhaigla korraldab siis erinevad auditid ja turvateste, aga sealhulgas me kaasame ka haiglaasutuse väliseid partnereid, kes siis värske pilguga käivad regionaalhaiglasüsteeme testimas ja auditeerimas ja teeme siinkohal ka kõvasti ja hästi koostööd Riigi Infosüsteemi Ametiga, kelle toel ja kelle abiga me neid turvatesti hankeid ka korraldame, et leida neid parimaid testijaid, kes meid aidata saaksid. Ja info- ja andmeturbe töörühma üks väga suur eesmärk on ka tõsta haigla personali info- ja andmeturbe teadlikkust ja küberturbe teadlikkust, et info- ja andmeturbega on selline lugu, et me võime väga keerukaid tehnilisi lahendusi luua, kõik kohad kinni panna, paroolide alla peita, krüpteerida ja kaitsta, kuid kõige nõrgemaks lüliks info- ja andmeturbes jääb alati ikkagi inimene. Et inimese käes on see võti, mis võib avada kõik uksed. Et seetõttu on ülimalt oluline harida oma personali info- ja andmeturbe alaselt. Andmete kogumine on põhjendatud ja vajalik ja töötab kõige paremini ainult sellisel juhul, kui nende andmetega ka tehakse midagi. Et Terje siin juba tegelikult rääkis sellest osast, et väga oluline osa andmete kogumisel on ka tegelikult pärastine siis andmete analüüs, et leida need õiged andmed õigest kohast ülesse ja mis võimaldaks siis meil õigeid otsuseid teha. Ühe näitena andmeanalüütikast võiks tuua samuti intensiivravist, kus me oleme intensiivravis teinud koostööd ühe startupiga, kes siis näiteks töötab välja lahendust, mis kogub andmeid EKG seadmetelt ja nad töötavad välja algoritmi, mis suudaks ennustada patsiendi võimalikku äkksurma. Et minu teada on nad sellega juba päris kaugele jõudnud, et miks mitte võib tulevikus olla selline lahendus ka tavapatsiendile, tavainimesele kättesaadav, kus kas või nutikell või mingisugune spetsiaalne seade oskaks patsiendi seisukorda pidevalt hinnata ja jälgida ja tehisintellekt oskaks ennustada, kuidas patsiendi tervis lähiperspektiivis kujuneb, kuidas ta
kuidas teil läheb. Ja siis vastavalt reageerida, kas hoiatada arsti või patsienti, et mida peaks tegema, et hullem ära hoida. Patsiendi vaates tuleb kindlasti meeles pidada, et terviseandmed on alati teie tervise andmed ja teie omad. Iga patsient on oma andmete omanik. Meie oleme regionaalhaiglas nende andmete töötlejad. Meie kasutame teie andmeid, et teie tervist parendada, teie tervist jälgida ja teid ravida. Et tulevikus ma julgustaksin teid, et koguda ka ise terviseandmeid, kas siis mingisuguste nutiseadmetega, et täna küll veel patsiendiportaali süsteem ei võimalda neid andmeid siis kuidagi üles laadida või näiteks haiglale nähtavaks teha, aga loodetavasti tulevikus on võimalik näiteks oma nutitelefon liidestada patsiendiportaaliga otse, et siis patsiendiportaalist jõuaksid need andmed kas või meie arsti töölauale ja ta oskaks juba oma töölaualt hinnata, kuidas teie tervislik käitumine on, et siis parandada ja ennetada neid võimalikke terviserikked. Aga minu poolt oleks praeguseks kõik, et aitäh!